Meil on siin siis Saaremaa forell ähklast ja täna näitame, kuidas kiirelt saab fileerida ja teha sellest erinevaid kalaroogasid. Esimese lõike teeme siit kalale lõpust tagant, niimoodi keset selgroogu. Teine tuleb siit, kus see nii-öelda äär ja lõpused on ja siis laseme siit noal rahulikult libiseda mööda selgroogu ja siis siit saame juba ühe filee kätte ja keerame teise poole, teeme täpselt samamoodi, vahepeal teeme noa puhtaks, lõige lõpust tagant ja laseme jälle libiseda. Ja teine filee tehtud ja see, mis jääb järgi, selle saab panna supi sisse. Järgmiseks siit on vaja kätte saada need luud. Ja siis saab siit kätte kõhu ära. Kõige viimaseks on vaja välja võtta siit need luud, pildluud. Ennem siit võtame selle ära, et filee oleks ilus ja puhas. Ja eemaldame siis forelli filee pealt naha. Niimoodi. Ja mina teen näiteks kodus enda forelle niimoodi, et jagan selle filee täpselt kaheks, ehk siis siit on nii-öelda sükene Jaapani pärane rasvasem tükk sashimi. Selle siis panen kergelt soola ja siis, mis läheb nii-öelda õhtusöögiks, need lõikan tavaliselt kolmeks, sellised 100–150 grammi tükid. Nii, need tükid, mis me siin ennem lõikasime portsjonid, ehk siis aurutasime neid bambuse sees ja teine tükk on siin, mis on siis kiirelt soolatud. Siin on meil erinevad Saaremaalt pärit lisandid. Siin on siis juurseller, erinevad Raudsitalu porgandid, lilla, oranž, kollane, siis on Raudsitalu köögivilja krõpsud, toor tatar, kuhu me oleme pannud ka sisse selliseid seemneid. Ja siis hakkame serveerima. Siin on meil siis Saaremaa toor tatar, kus siis on sees seemned ja ürdid. Siis järgmiseks võtame siit meie aurutatud kalafilee. Ja siia. Meil on siin erinevad Saaremaa juurviljad. Paneme need vaba käega siia. Igale poole. Siis neil on siin natukene värviks, et anda
teravust on minipiprad. Ja siis, et tekstuuri anda, on ka punase veedi krõpsud ja pastinaagi krõpsud. Ja siis erinevad aiamaa maitsetaimed ja ürdid siis paneme siia tilli niimoodi. Jälle vaba käega kõik peale raputada. Ja siis pune on ka natukene siin. Ja nüüd paneme siis kastme peale, milleks on siis sükene tavaline ja basic kaste, bechamel, kuhu on siis pandud sisse natukene hapeksis ja häbaku toon ja mahla. Ja siit tõstame siis värske ürdi veli peale niimoodi. Ja head isu. Nii, järgmiseks siis serveerime selle tüki, mille me siis enne on see peenike riba, mille me sealt ära lõikasime. Siin see on siis ürdikreem. Siis jätame siit marineeritud karulaugu vorred vaba käega, et anda kalale siis ja hapet. Siis meil on siin veel juurseller, et anda samuti natukene hapet juurde. Siis järgmiseks on meil siuke teravam kaste siin. Siis punase sõstra balsamico. Järgmiseks on siis chili majonees. Ja paneme peale värsked ürdid. Siis ja valmis, head isu!